Kas oled kuulnud sellest Veeljumäe juhtumist, sellest ainult moslemitele mõeldud üritusest, mis toimub Texases? Noh, kui sa ei ole sellest kuulnud, siis peaksid, sest see on oluline õppetund selles, kuidas islami ülemvõimu vastu võidelda. Igaüks, kes kaarti uurib, teab, et islamistid on valinud Texase oma kasvulavaks. Kohaks, kus nad tahavad näha, kas nad suudavad selle osariigi üle võtta, et siis vallutada ülejäänud Ameerika. Ja nad on järjepidevalt oma õnne proovinud, ehitades ainult moslemlinnasid. Kuid ilmselgelt ei ole paljud inimesed sellega rahul. Viimane juhtum, mida nad on proovinud, on see ainult moslemitele mõeldud üritus. Ja ma sooviksin öelda, et ma liialdan, aga ei. Ainult moslemitele mõeldud üritus Eidi tähistamiseks siseveekeskuses. Sõna otseses mõttes ainult moslemitele mõeldud üritus ja arvake ära. Ameeriklastele see eriti ei meeldinud. Vaatame, mis juhtus. Põhja-Texase linn tühistab suure privaatse ürituse, mis oli plaanitud siseveekeskusesse. Ja see juhtus pärast seda, kui kuberner sekkus ja ähvardas võtta ära üle $500,000 suuruse rahastuse. Kuberner väidab, et üritust reklaamiti ainult moslemitele mõelduna. Ja las ma näitan teile paari asja. See on flyer, mille leidsime Epic Watersi sotsiaalmeedialehtedelt planeeritud ürituse kohta, mis pidi toimuma 1. juunil. Sisevee park kuulub Grand Prairie linnale. Seda haldab 3. osapool. Alusses on kirjas, tsiteerin, tule ja tähista Eidi koos DFW moslemi kogukonnaga. Eid, kui sa ei tea, on esimene 2 peamisest iga-aastasest islamipühast. Seal on kirjas ka tagasihoidlik riietusnõue, kuid leidsime ka teise flyeri, mis samuti sotsiaalmeedias levib. Ja sellel on 2 kohas kirjas ainult moslemitele. Tuletan veel kord meelde, et see on seaduse mõttes probleemne. On väga hämmastav, kui kiiresti islamistid taanduvad, kui nende raha neilt ära võetakse. Üleval paremal ja ka all seal allosas. Kui tulla tänasesse päeva, siis kuberner Greg Abbott saatis linnapea Ron Jensenile kirja, väites, et korraldajad kustutasid ainult moslemitele mõeldud sõnastuse ja muutsid seda, et olla avatumad. Ta ütles, et kuberner nimetab seda diskrimineerivaks ja see on vastuolus osariigi ja föderaalsete kodanikuõiguste seadustega. Ta ütleb, et oli ähvardanud, nagu ma mainisin, võtta Grand Prairielt ära üle $500,000 suuruse rahastuse, kui linn üritust ei tühista. Ja täna õhtul oleme teada saanud, et seda üritust enam ei toimu. See on võit, mu sõbrad. Me räägime kogu aeg sellest, kuidas islamiseerumisele vastu seista. Esimene samm on see, et võimul oleksid normaalsed inimesed, kes saavad aru, kui keegi üritab midagi üle võtta. Usuvabadus on keeruline. Sa tahad alati lubada inimestel koguneda ja teha seda, mida nad vajavad. Aga kui asi ei puuduta ainult religiooni, vaid pigem islamistliku võimu haaramist, näiteks see uus kompleks, mida nad ehitavad, järgmine šariaadi linn Texase maapiirkonnas, siis tuleb midagi ette võtta. Ühtsuse ja õppimise majakas KD Texase südames. Al-Huda Islamic Center, mis asub KD loodeosa rahulikel maastikel. See projekt ei ole mitte ainult ainulaadne ja eeskujulik, vaid seisab ka iseseisvuse ja jätkusuutlikkuse tunnistajana. Olgu, see on siis veel üks moslemi linn, mida nad üritavad Texasesse rajada. Kõik keskenduvad teistele. Jällegi, inimesed ei ole selle sündmuse üle õnnelikud. Nad ei ole rahul ja selles ei ole mingit kahtlust. Päeva lõpuks ei saa sa nõuda usuvabadust, aga samal ajal keelata kõigil teistel oma üritustele ligi pääseda. Kuidas see võimalik on? Ainult moslemitele mõeldud üritus saab toimuda Grand Prairie Texase veepargis, mis kuulub Grand Prairie linnale, mida toetatakse veerandsendise müügimaksuga ja ometi on see ainult moslemitele. See peab olema ebaseaduslik. Võib-olla saame sellele varsti vastuse, aga vaata seda seni. Kutses on kirjas, et ainult moslemitele. Nad ütlevad sulle, mida kanda. Sa pead riietuma tagasihoidlikult. Vaata, milliseid ujumisriideid nad tahavad, et naised ja isegi väikesed tüdrukud kannaksid. Miks? Kas see on sellepärast, et sa süüdistad neid, kui nad ei riietu niimoodi? Kui nad ahvatlevad mehi, kas sellepärast sa seda teedki? Kui see oleks olnud konservatiivne kristlik üritus kõigepealt, kui see oleks olnud ainult konservatiivsetele kristlastele või ainult kristlastele mõeldud üritus, siis oleks nende pead plahvatanud. Aga teiseks, kui see oleks ainult kristlastele mõeldud üritus, ja me näitaksime täpselt, milliseid ujumisriideid naised peavad esitlema või kandma, vastasel juhul neid sisse ei lasta. Ja me ütleksime inimestele, sest see ongi sõna otseses mõttes üks asi, mida nad inimestele ütlevad,
et teilt oodatakse islami etiketi järgimist, hoides pilku maas kogu päeva vältel. Ilmselt pead sa kõndides pilgu maha suunama ja häbi tundma. Kas sa kujutad ette, kui täpselt sama asi toimuks ainult kristlaste üritusel? Kuidas nende pead plahvataksid? Miks? Kus on vasakpoolsed? Kus on vasakpoolsed, kes ütleksid, et see on Stepfordi naised? Kus on vasakpoolsed, kes ütlevad, et need on teenijanna lood? Sest need on päriselt teenijanna lood. Vaata. Isiklikult on mul sellega raske, sest ma tunnen, et jah, inimestel on õigus korraldada üritusi, mis on mõeldud ainult nende enda grupile, eks. Nii et kui sul on näiteks õigeusu üritus või kristlik üritus, siis on täiesti normaalne, et inimesed tahavad olla ümbritsetud oma kogukonnast selle asja juures. Ja põhjus, miks mul sellega probleem on, ei seisne selles, et ma arvan, et moslemid ei tohiks teha ainult moslemitele mõeldud asju. Esiteks, ma arvan, et seda tuleks rahaliselt toetada. Aga teiseks, see on osa ülevõtmise plaanist. See on sarnane sellega, kui KGB Venemaal korraldaks ainult KGB-le mõeldud ürituse Ameerikas. Nii ma seda näen. See ei ole usuline asi, see ei ole kogukonna asi, see on osa sellest, kuidas nad seda teevad. Võtame lihtsalt järjest rohkem ja rohkem võimu enda kätte ning vaatame, millega me läbi pääseme. Tavaliselt on nad targemad kui see. Tavaliselt suudavad nad vältida selliseid asju nagu nõue kanda tagasihoidlikku riietust selleks, et jääda seaduse piiridesse, et keegi ei saaks neid usuvabaduse alusel hukka mõista. Seda ongi neile õpetatud. Lihtsalt rõhuta usuvabadust. Lihtsalt rõhuta usuvabadust. Nii pääsedki sellest läbi. Pääsed sellega läbi, kui hoolitsed selle eest, et lood oleksid õigesti esitatud. Seekord tegid nad vea ja tänu jumalale Greg Abbottile, kes selle läbi nägi ja rahastuse tagasi tõmbas. Aga jälle, see ongi see, mida nad teevad. Ja seda tulebki nii näha. Me ei saa seda võtta kui küsimust, kas inimestel peaks olema usuvabadus. Me peame seda nägema kui taktikalist küsimust. Kas armee lubaks oma vaenlasel istuda ja võtta üle teatud kohti omaenda linnades? Ma arvan, et vastus sellele on ei. Armastan Veljumägesid, sest meil on uudiseid. Ma usun, et me sulgeme ainult moslemitele mõeldud veepargi ürituse, teadagi, väikese abil Texase kuberner Greg Abbottilt muidugi. Las ma räägin sulle, kui sa sellest ilma jäid. Ma loodan, et sa ei jäänud, sest kogu internet rääkis sellest eile. Mõni päev tagasi avalikustasin ma selle loo. Üks islaamigrupp ja ma ikka veel üritan aru saada, kes on see naine, kes seda üritust juhib, mis on tema seos, miks ta seda teeb, kes teda aitab. Aga on olemas islaamigrupp, kes korraldab kinnist eidipidu. See on moslemite püha üritus veepargis siin Grand Prairie's, Texases. Nii et asi on selles, et esmapilgul mõtled, et okei, lahe, pole probleemi. Grupid võivad ruume rentida ja seda teha, välja arvatud see, et nagu näete reklaamiti seal ainult moslemitele mõeldud üritust, mis tegelikult on usuline diskrimineerimine. Seda ei tohi teha. Kui sa sellele kõigele veel lisad, muutub see eriti jahmatavaks. See V-Park nimega Epic Waters, mis, nagu ma pean inimestele ikka ja jälle ütlema, ei ole kuidagi seotud East Plano Islamic Centeriga ega kogu selle Epic City asjaga. See lihtsalt juhtub olema nimega epilised veed. Ma lihtsalt proovisin teda korraks vaigistada, öeldes, vabandust, see on üsna piinlik. Kuulge, siin on üks asi, mida ma pean täiesti paeluvaks. Kedagi ei huvitaks see. Kedagi ei oleks varem huvitanud ainult moslemitele mõeldud üritus. Aga nüüd, kui nii paljud inimesed lõpuks islami ülevõtmist hukka mõistavad, näevad inimesed seda sellisena, nagu see on. See ongi see sild, see teebki selle ürituse nii põnevaks. Unustage kõik muu. Olgu, unustame seaduslikkuse ja usulise diskrimineerimise. Olgem ausad, mitte kedagi meist ei huvita sellele üritusele minek, aga kõik Texases kuulevad sellest üha rohkem ja rohkem. Ja ma olen nii tänulik, et on inimesi internetis, kes lihtsalt räägivad sellest, et Texas on selle ülevõtmise epitsenter. Kui nad näevad ainult moslemitele mõeldud üritust, suudavad nad sellest kohe läbi näha. Nende silmad on pärani lahti. Nad saavad aru, mis toimub. See ei ole lihtsalt mingi üritus, millest keegi ei hooli. See on tahtlik. Pea meeles, et seaduse järgi ei tohtinud nad seda teha. Ja see on kodaniku õiguste rikkumine, nagu see juhend meile ütleb. Linnale kuulub rajatis. Grand Prairie linn haldab Epic Watersit, mis on suur siseveepark. Seda juhitakse eraviisiliselt. Seda saab ürituste jaoks rentida.
kõiki ärritas see, et tegemist on ainult moslemitele mõeldud üritusega. Ja ma sain teada, et see oli juba 3. selline iga-aastane üritus. Ma polnud 2 eelmisest kuulnudki. Aga ma arvan, et see on siin väga tõsine kodanikuõiguste rikkumine. Ameerika Ühendriikide kodanikuõiguste seaduse paragrahv 2 sätestab seda. Kui sa pakud avalikkusele avatud kohta, olgu see siis restoran, hotell või meelelahutusasutus nagu Epic Waters, siis ei tohi sa inimesi rassi, usu või muu sellise alusel välja jätta. Ja ma arvan, et inimesed on siin kohapeal toimuvas šokeeritud. Õige, see ongi selle loo juures nii lahe. Jällegi, kedagi ei huvita tegelik sündmus, aga asi on selles, et inimesed näevad, et see on täpselt see, mida me oleme öelnud. See on ülevõtmine. Kas see on kodanikuõiguste teema? Jah, ilmselt. Kas neil ei tohiks lubada seda teha? Jah, ilmselt. Kedagi poleks huvitanud, välja arvatud see, et nüüd nad teavad. Nad teavad nüüd, mis toimub. Ja see ongi see vastuseis, millest me oleme rääkinud. Rohkem seda ei juhtu, me lõikame selle juurelt läbi, me ei luba, et see, mis juhtus Euroopas, juhtuks Ameerikas. Ja see algab sellest, et öeldakse ei sellistele üritustele, sest nad võtavad kõik, mida saavad. Need islamistid tulevad ja võtavad kõik, mida saavad. Ja inimeste ja kuberneride kohustus on öelda ei, siin me tõmbame piiri. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.